Ma lasen kõigepealt Jaanusel tutvustada ennast. Sest ta on öelnud, et on Tartu publikule suhteliselt tundmatu. Kes sa oled siuke öelda? Ma on segada, et see on tavaliselt sellise kiire tutvustada. Ise, okei. Jaanus Ma võin siis täiendada. On siis Tallinnas õppinud EKAs, alates bakalaureuris, nüüd on väljas doktorantuuris. Ja tema doktoritöö teema ongi nõukogudeaegne gei-kultuuri kaardistamine. Aga sa võid näiteks, ma arvan, kohe natukene täpsustada, et see kaardistamine on tohutu ambitsioon. Et mis on su valikud siis, mis kitsendavad natuke seda teema? See kaardistamine sai sellest alguses doktoriks astusin, et siis see pealkiri oligi pannud natuke huupi. Teadutamine seda, mis ma mõnes mõttes ka Eesti ja nüüd vaikselt hakkab midagi välja koorima, aga endiselt on raske jälle, aga kindlasti osaliselt kehitan üles nagu räägin sellest ajaloost läbi esimehe, sest teda läbis kõik need etapid, millega ma saan mõni rääkima, mis asi on esimees? Esimees on üks Tartus aktiivne lihtsalt sotsiaalselt aktiivne juhusparkei ja tema juures olid neid nii-öelda salongeid mitmeid, aga tema juures käis koos üks nendest. Ja kui ma hakkasin tegema üldse selle sõnastatud lugude jaoks valmistasin näitust ette, siis ma hakkasin tegema intervjuusid. Siis Tartus me räägiti Strasbourgi ja nii edasi, siis ma hakkasin hoiduma sellest. Ma tõesti endiselt temast räägiti. Ja siis ma leidsingi, ma tegin intervjuusid ainult temast tuttavatega, siis ma leidsin materjali arhiividest ja sellise Eesti kirjaveelu, kus ta siis kõigepealt Marhosinimest, kus ta sai mu nüüdnime ja siis peale seda perekond, lapsed ja asjad ja siis kui ta mõisteti seda paragrahv 118 süüdi, siis see aasta arvistab on 60. Siis ta mõnes mõttes kaotas nagu kõik, mis tal oli ja ta kolis Tartusse. Ja siis siin ta hakkas... Mõisteti süüdi, aga karistust järgmine? Järgmine. Pool Eesti aastat. Kinni? Kuni siis lõpuks 90 aastat mõrvati salapäraselt ja jällegi minu seisukohast on see hea aasta, sest selles mõttes nõukogude periood lõpeb siin. Et sa kitsendasidki ühe isiku eluloo põhjal saad kõik need teemad, mis on huvitavad läbi? Saame näha, aga ma jätkuvalt tegelen, ma vaatan ikkagi, kuhu see läheb, sest praegu hakkasin
teisi neid kohtutoiminguid, mis kui palju neid üldse on säilinud ja mida need on üldistada. Sest see on omaette kohutavalt mahukas materjalis. Et sa siis, sa ütled lähemalt, kuidas doktorantuuris kunstnikuna doktorant olles, mida see tähendab täpselt, et see on võib-olla veidi hoopis midagi teistmoodi, kui see on Tartu Ülikoolis näiteks, lihtsalt lühidalt. Et seal on siis mingid näituse kohustused, on ju, sa teed uurimustööd, siin on akrediteeringud ja mingid näitused. Need on just näitused, need on mingid projektid. Ja ta võib olla näitust ja seda hea tahada, aga ma arvan, et selles mõttes ongi raske rääkida, mis on kunstidoktorantuur, et see on siiamaani nagu paika loksunud ja võib-olla nad tahavadki seda hoida. Et mõnes mõttes on väga avatud ja see võid ise seda süsteemi muutumus. Aga jah, põhimõtteliselt on praktikapõhine, nii et mahtudest rääkides ma pean umbes poole päeva kirjutama lõpurõiks näiteks tekstiilides. Aga jah, sa pead tegema kas 3 näitust äkki minimaalselt, mis on siis komisjoni. Kus on oponentid kaitsmine. Kas nendes toimikutes nagu, et sa ise vist nagu valid välja meeste toimikud, aga kas satud ette ka nagu naisjuhtumid? Või mis nende saab? No kui me räägime paraku 118, siis ei satu, sest see ei käi naiste kohta. Mis on paraku 118? See... Ma ei tea seda täpselt selle vastust. Põhimõtteliselt on see justkui see on vahekorra kohta. Ja seetõttu kõik muud meestevahelised vahekorrad ka jäävad nagu kriminaalsed. Ja seda tulebki sealt välja, et kus üks, keda süüdistatakse, et ta ei teadnud, et see ei ole nii tegelikult, et midagi ei andagi, millele mingisugune selline asi. Ja siis ongi see asi lõpuni. Aga see ei tähenda, et naisi ei puuduta või ka meestel tegelikult erinevaid viise, kuidas tavakiusata. Et võiks mingid huligaansusparagrahvi all või seda leida. Ja see tihti ongi see info neile peidetud ja vaimuaetudesse ja nii edasi. See on natuke erinev teema ja seetõttu ma olen seda piirtanud. Mina lähtun meestel. Sa sisenesid kunstimaailma vähemalt oma koduleheküljel 2005. aastal. See üks on mingi selline aeg, kus sa siis astusid EKA-sse. Sa lõpetasid. See varem, kas sa ei ole lihtsalt üles pannud projekti dokumentatsiooni või sa ikkagi alustasid nagu tegevkunstniku aktiivselt? No, ma ise tunnen nii jah, selles mõttes, et varem on rohkem tudengiteed, muidugi ülesanded ja siis positiivselt ühtlaseid näitusi. Siis, kuigi ma ei tea, mis sõnastusega on seal näinud. See oli see Rahandusministeeriumi Purska. Siis on tegelikult jälle pikk paus 3 aastat. See on pikk paus. See on tähtis. Aga mis nendest on tähtsaim või olulised projektid, mis sa seal ise oled praegu üles loetlenud tagasi vaateliselt? Olulisemad? Mul sul nimekiri ette on. No, ma ei tea. Jah, mul on oma arvamus, mis näiteks, kui räägin siin näitustest. Siis, et mis näiteks ma tunnen parem
tähtsuse koha peal küsid, siis need alati ei ole nagu üks ja sama, sest mingi asi on olnud, et kuhugile teisele tasemele. Ja kui see üleüldse küsib isiklikku arvamust, siis kuidagi need viimased tundus nagu klaased ja selline suuresti ka rohkem välikumad lihtsalt. Ja rääkides tõenäoliselt näiteks ka viimastest. See on siis alates millest? Sõnastamata luulust äkki? No ma ei oska niimoodi, see on ka see see on ka nagu temaatiliselt võib-olla, et ma hakkasin rohkem kirjutamata ka. Kuidas? Kuidas see välja näeb? See on väidavalt kõik laad. See on video ja fotoprojekt, mis teeks seda neid. Pilte. Aga jah. Seal on 6 sellist video, kus mehed teevad erinevaid vaadeid ja nad on mõeldud klubidesse sellist videodega, kus mingi midagi peabki juhtuma ja toimuma, lihtsalt see nagu kuna see selline samm eksisteerib klubides, siis minu eesmärk oli teha selline Eesti versioon sellele ja seetõttu siis nagu küünsid, põldu, lõpsid, lehma, niitsid, heina. Kalastasid, saagisid. Seetõttu me kutsime ka laideartiks, et ta on praktiline kasutus. Ja siis sellega sa nagu uurisid mingeid oma erootika. Mis on siuke nagu fantaasia, fotoseeria. No hästi mänguline. Ja lõpus. Toetamist. Natuke rahvusromantilist ja ka sellist pseudoajalugu. Siis on siin nagu mingid erinevad asjad, hiljuti nagu see näiteks see muld näitus eksootika raames, Tallinna kunstraamas, kus olid aurad ja see on hoopis midagi muud ja see on sul varem ka läbi käinud element, orden kui selline. Sõjanäitus oli isikunäitus on vaalas ja räägi sellest mullast. Pigem, kui ma tegin esimesed fotograafid sinna vaale, siis seal on sõjatemaatiline näitus ja seal oli aura orden seinas, kus siis tuli suitsu. Oleks äsja lastud järgmist. Ja võtteski kokku sõja olemusega. Ja siis järgmisel nädalal ma tegin tõesti, siis ma tegin tegelikult 2 sellist olid, kus tuli vesi välja. 2 näitusele. Aga ja siis on need mullaga. Mulle tundus lihtsalt kuidagi kummaline see, et seda mulda nagu, see on muld nagu isamaa. Isamaa kvintessents. Ja siis ma mõtlesin, mis on see kõige mulla muld. Ja siis selle esimese kvartali ma tegin presidendi ennast mullaga. Ja hiljem eksootika näitusena tegin erinevate saatkondade territooriumid saadud mullaga.
see tundus praegu riigis. Kui selle territooriumis sisendid, siis Prantsusmaa on sellist ja Vene saatkond Berliinis seal ongi muud probleemid. Sa kuulasid selle enne järgi? Seda ma teadsin enne, jah. Ja siin kohal sellesama ordenitega seoses, et edasi millest orden koosneb, see on see muld, see on mingi vääris metallitoolitus. Ja siis on paela. Toidublogis Ekspressile ka sind erutavad kõige rohkem paelad. No ma ei tea, kas selles räägime paeltest. See on võib-olla hea asjatud selles mõttes, et mul on kollektsioon. Kui palju sinna kuulub paelu? Ma ei tea. Aga see ei ole mingi tohutu. No näite niivisi. No mul on mingisugune 10 kaarti. Alajapist. Mis rullis? Rullis. Ja enamasti või rohkem. Käid niiviisi valitsustab? No jah, aga... Mis see tähendab, sa mainisid seal paela vanust? Kuidas sa sellest aru saad? Ai, selles mõttes, et ei mäleta, aga jah, on see nagu digikollektsioon, et see ongi mingi vana desendid, speedid, stuff, sa oled otsinud kuskitest X-kohtadest üles, siis neil on selline ajaline väärtus. See on muidugi tore. Sa saad alati loo kaasa või see ei huvita sind? No, seda ei ole tihti võimalik saada, sest nüüd kohaks selle või tegelikult siiamaani müüakse mingis vajasid meetri kaupa. Neid on ikkagi nii palju toodetud, et üks Pariisis, seal on lihtsalt rollidega ja siis alati kirjutatakse, et kui palju seda veel järgi on, et see siis sellest matid on palun. Ja seal on juba mõte palju, siis tihti müüakse. See on üleüldse, nii palju kui ma olen käinud Pariisis, siis kivikeste ja hässinaksussuaaride poodides pilside kõik edasi, siis see on lihtsalt mida plaan. Ja kuidas sa siis valid need sinna teoste juurde? Et need on... Ma ei ole väga neid kokku pannud. Ma olen küll jah, mõtlema varem. Aga enamasti on see lihtsalt selline seda ma tahtsin teha, kas see on mingi stoovi eraldi. Lähme siis kampsunite juurde. See on blogimine. Projekti nimi on siis, kui ma ei teagi, kuidas ma loen seda T01.1. Ma olen hakanud nimetama kampsunitest. Lihtsalt rääkima, mida need tähendavad. See numeratsioon. Tähendab, jah, sellepärast, et tähendab Tallinnat ja võtast on erialast nimedest. 01 on lihtsalt selle esimene, 02 on teine, siis 01.1, see on nagu esimene sellest seeriast, sest mul on osasid neid roosaid, näiteks on mitu, siis on T01, 2 ja see on tiraaž. Aga kas, jõudnud sa ütlesid, see on teoreetiline projekt, aga sest siit on ka välja jäänud üks, tähendab see sai on ju siit on üks välja. See must kampsu fallasega on välja jäänud. Ja siis nüüd on täiesti uus üks kamps on juures, T03.1 vist. Ma arvan. See on keeruline. No jah, sellega läks kuidagi nii, et aga ei, põhimõtteliselt ma ei ole jõudnud, aga põhimõtteliselt need numbrid saavad olema nagu siin kapsule etiketiga. Nii, ma nagu jaotan, ma kujutan ette, millest see siis koosneb.
koosneb kampsunist, mille koob keegi. Ma tahan pärast küsida, et kas see on oluline, miks ja kas ja kuidas on see oluline, kes selle koob. Siis on see sõnum on ju, et kuidas need sõnumid või need tekstid annavad edasi selle queer space'i nagu tähendust. Mida need sõnumid tähendavad? Sul on kindlasti, sa ütlesid, et sa kogud neid sõnumeid linnaruumist ja ammusid, sul on tõenäoliselt mingi dokumentatsioon sõitest ja graafititest. Et need fotod on sul olemas ja sul on mingi aimdus, mis saab nagu kunagi kootud ära. Võib-olla alustakski, et põhimõtteliselt ma saan asjast ise nii aru, et sa tähendab, see pälvis ka auhinna Eesti Kunstnike Liidu preemiana. Mis aastal tuli pälvis selle 2012 või? Ja siis ma kasutan seda teksti, mida nüüd kasutavad, lihtsalt tõesti teatud. Kunagi sai kirjutatud ja nüüd see... Ei tea enam paika, jah? Vahet pole, räägime lihtsalt siis selgeks, et esimene oluline asi, mida sa ütled, on ju, et erinevatest linnaruumi kihistutest huvitavad meid eelkõige need, mis on seotud seksuaalsusega, on seeläbi poliitiliselt laetud. See loogika ikkagi on niipidi, et see, et nad üldse queer space'i loovad, tähendab, et nad on, siis kannavad mingit seksuaalset sõnumit, millest võib-olla nii-öelda heteroinimesed arugi ei saa või siis saavad sellest aru ainult kui mingist roppusest, nagu ikka, aga see, et seal on nagu mingi lisatasand, see jääb nagu loetamatuks või arusaamatuks. Ja poliitiliselt laetud ongi lähtuvalt sellest, et nagu vähemuste siis vaatepunktist, et sealt muutub ta poliitiliseks. Kui nagu mingi sõnum linnaruumis avatus ruumis. Ma saan teada. No, ta on igal juhul selline nagu provokatsioon. Provokatsioon juba see, et keegi on selle mingi asja sätimatusega. Jah, juba sellepärast, siis see mida ta vulgaarselt teksti, siis seda rohkem. Aga nagu ma enne ütlesin sulle, siis tõesti, see on suhteline, see on puhas minu suva, mida järgi ma valinud. Ja loomulikult, mis on see ei ole võimalik öelda, mis ta lõpuks on, see on ikka see tunnetus. Üks kõik ennast nii võiks tahab ja mina olen valinud välja näha, mis võrdavasti ka võrda juurde. No, räägime siis edasi sellest, tahan lihtsalt küsida, et kas see erineb tõesti nagu piisaval määral sellest, kui ma ütlen umbes, et see tegelane X on loll. Et kas Georg on pede või see X on pede, kas see on nagu, on seal piisav vahe sees? Minu jaoks on. Selles mõttes, et ma loen seda nagu teisiti, mind seal oli see huvitas. See tegelikult X mõtleks, kuidas ta kirjutas. Aga ta tõi selle teemaks ja juba selles mõttes loomulikult tema mõttes tahaks lihtsalt nagu soovimalt rääkida. Aga... Või heersaks, mida see tähendab? Seda vastuseid ei saa praegu. See on küll avatuseks. Või mis see kolmas on? Taarkimis. Jah, mida see tähendab?
no mulle tundus see sobiv traditsioon. Selles mõttes, et tal on mingid, ma ei tea, Angeli ja ma ei tea, see on hästi põnev. see on, no siiski Angel, ma ei tea, vaata ei klubis, pooled on tiiberiga. Seal on mingid kujundid. Seal on mingid kujundid, mis on idee poolest ikkagi rohkematele mõistetavad kuulda. Seda ma tahtsin näha. See on oluline. Ja nüüd on ikkagi, ma saan aru, oluline, kes selle koob. Et varem oleks see välja toonud, et umbes T01.1 on koonud Anu Šutte ja T02.1 on koonud Mare Tralla. Kudunud. See ei ole. See ei ole, sest... Miks sa nüüd see ei koo? Ma ei oska võtta. See on nii lihtne. Ja selles mõttes, et idee poolest ma tahaks neid nagu nii rohkem. Ja... See on nagu tootmisliin siis, allhankega. Jah, aga ma selles mõttes nagu ei taha... Ma väärtustan neid, kes mulle kurusid ja see on oluline ära mainida, sest ta on pannud oma mingisugune disainimõtted sinna sisse. Mare Tralla see on tõesti funklähenemine kurus ja Anu Šutte, kes on Ürjala Tammarst, tehnika olemas teine ja palju korralikum. Ta tead, et sa lased meil valida neid... Ei, me räägime läbi lihtsalt koos, valime lõngad, tavaliselt see on see materjal mul oli dialoogis. Et üks on Riina, Taka ja Uher. Aga ma vaatan praegu, et isegi Riina kõige parem. Ma usun, jätkan sellega. Aga ma võiks teha masinga vabalt. Sest selle projekti eesmärk on ikkagi see, et inimesed kannaksid. Ma ei taha, et nad oleksid nagu kunstiobjektid. Ilupäevalt mingi pigem teeks nad nii odavaks kui võimalik. Et see jõuaks nagu inimesed, mida ma ideaalis võiks need müüjadest disainproovimas. Ma arvan ka, et ta annab selle mitte isegi lisaväärtuse, vaid väga olulise mingi detaili, aga olulise dimensiooni juurde, kui see on kellegi seljas. Et ta ei ole nagu saalis niiviisi, vaid keegi konkreetselt kannab seda ja siis ta on nagu lõpetatud teos. Praegu on selline... Ma tahtsin nagu poodides, miski on justkui kellelegi väljas, aga kõik on veel lahti. Võib-olla läheb prügimäed. Selles mõttes siia Eestile sobib see hästi reaktsiooni nagu pood ja siin on põhjendatud. Ja tegelikult see, kus sa näitad see tõesti muudab natuke selle mõtet siia sinna, sest kui ma tegin nad rakenduskursi Renaalile, siis see oli kogumise kunst, et see kogus nagu linnal vist igaüks näeb midagi ja ma tegin sellise mõtte, et see rääkida on kogumisest ja märkab. Ma arvan ka, et ta sobib see näituse see Pravda liin, mõtlesin peale ühe hääldusega, Pravda liin, et on nagu maeobjekt ja teisalt just seesama sinu kui kunstniku background, see, et sa uurid nõukogude aegset geikultuuri, siis see toob siia selle Pravda mingi liini sisse, minu ikka täiesti hea nende teos saabub, seda peab teadma, see on kirjas sinu tõendustuses kataloogis, et selline teema mida tegeled. Ja et ta ei kindlasti, ma mõtlen, et sõnumid ise, et nad ei loe ennast lahti kohe, nii kui sa peale vaatad, et sa seda aru, aga selleks peab jah natukene teksti süüa. Kas mul läheb edasi? Kas sa oled
saanud ka, ma mõtlen seesama, et seksuaalsus kui poliitiliselt laetud aines, need kampsunid, et seesama nagu kandja, keegi veel ei kanna seda, keegi ei ole neid ostnud, keegi, mis see nagu tagasiside on? No ma tahaks veel üks. Ahah, kes kannab? Üks on must sõber ja teine on täiesti võõras Austriast kirjutas mulle ja teebis. Milles keelt see siis? Ersaks. Ersaks on populaarsem, tahtjaid on palju, aga siis see hall on ka tegelikult ära kogus. Nii et noh, selles mõttes ma arvan selle projekti puhul ongi see kõige varem tagasi. Ja see on ikkagi 2012 see ei ole otseselt nagu seda reklaami, see ei ole nagu industri. Aga see on sul plaanis? Jah. Ma ei välja mingid asjad, aga ma loodan, et ma olen seda kõige. Kas sõber räägib ka, mis muljeid ta on saanud teistelt, et kui ta on seda kampsunit kandnud, et kuidas inimesed seda lähtunud? Ei, ma ei ole veel kuulnud. Ma ei tea, kui palju nad on kandnud. Sõber kingis selle oma boyfriendile, kes ma ei tea, kas ta väga sest juba oli näitus peale. Ja nüüd, ma ei tea, mida see on selle. Kas nüüd sellest peab peale? Näed, siis Tallinna tuleb. Ma arvan, et on oluline märgida, et see kampsun on Georg Pede, sõber on tüdruk, kinkis oma hetero poissõbraga ja ebaselge, kas ta tahaks juba seda anda. Ei, ma arvasin talle ega väike mis anda. Sa pead hakkama fotosid kuulema ka ikkagi, kuidas nad on kuskil. No nagu see on see street fashion. Ma olen ise seda musta kasutanud. Küll, ma ei ole mõtteid arvestada saanud, aga kui seda kooti, seda pluss autost, siis ta näitas oma mingitele vanematele kolleegidele ja seal kannale, siis küsis, et mis see on. Et see võiks võib-olla natuke raskesti aimata, sest palju nägid filmsel, mis võib-olla ta lihtsalt nii ma ei ole nii sviitud. Aga kui palju siis see maksab? No see sõltub seda erinemisest. No praegu on ta kallis, kuna see kästi ma olen müünud 150-90. Ja on materjali kuulust kõik see. Ja seal juures ma tõesti see ei saa. Okei, tasub mõelda. Sellist, et veel üks oluline aspekt, mille toob sisse ka Hanna Soons oma artiklis, kui ta räägib siin Köhlerpoisi sellest ooper esimees tegi järelsõnana Sirgi artiklis. Siis ta ütleb ka välja selles, et seesama, et see on oluline nagu kunstniku positsioon, et sa uurid seda geikultuuri minevikku, nõukogude aega ja selle kriminaalsust, et see praegu kiputakse seda Pride ja kogu seda vähemuste sellist ülesastumist nagu toppima sinna, et see on midagi, mis on tulnud nüüd läänest ja kapitalismiga aga samas see on oluline kunstniku positsioon, et sa näitad, et see on ikkagi siin kogu aeg olnud. Et ei tule nagu, ta mainis seal seoses selle maarahvustastega, kes üritavad selgeks teha, et see ei ole midagi eestlaslikku, see on kuskilt tulnud väga kaubanduslik ja moodne mingi trend noorte üles. Aga samas mood ja trendid on meile ja meil olulised. Seesama, et sa tegeled selliste meediumitega, see kõik ikkagi näitab seda.
kas see on süüdistus? see tuleb vähemast, et see on midagi, kas see on nii kuri või kas see on süüdistus või mis see on? Kas ta väidab seda? Ta väidab seda, et see on nagu sinu positsioon oluline, sellepärast, et sa uurid seda minevikku ja sa näitad, et see kultuur on kogu aeg olemas, see on lihtsalt nii peidetud ja sa tood siis seda kuidagi, vähemalt ta loodab, et sa hakkad seda välja tooma, sest praegu sa ise samamoodi, sa peadki mõtlema kunstnikuna, kuidas siis, mis sümboleid sa kasutad ja mis see väljund täpselt on, kuidas sa seda kujundad või kujutad. Aga sa ikkagi tänu sellele protsessile sa muudad ta nagu argiseks ja sa normaliseerid seda teadmist. Et see ei ole midagi glamuurset ja moodsat, mida sa tood sisse. Issand jumal, igal pool tehakse niiviisi. Mõttes te olete lollid, mis te sellest aru? Ma ei leia seda ma arvan, et see võis olla ka. Kuidas sa seda teemat üldse iseloomustad? Ma ei ole iseloomustanud seda. Kui me räägime esimehest või sellest ooperist, siis sellise tegevuse vähem ja Eestis ja see algas sellest, et see huvitas mind ennast. Sa paned välja ikkagi nagu dokumentatsiooni, mis on seda arhiivimaterjalist? No ma olen seda ikkagi niivõrd sa lisaks sellele kujundile ja sümboolikale sa paned välja ma ei ole arhiividokumente või olen selleks õigus. Et selles mõttes see peab ootama 30 aastat, kui ma ei ole kuskil paindnud ega nii. 30 aastat peab ta surnud olema, kui ma võiks seda väljendada. Ja selles mõttes ka arhiividokumente kõik, kas puudutab esimest või kuidagi teist, mul on ka ranged piirangud. Kes see on pannud? Ja see seadus, mis seda käsitleb? See on nagu see on privaat nagu eraisikud kaitse. Okei, siis sa oma doktoritöös kogu aeg kasutad seda pseudonüümi. Jah, aga mis põhimõtteliselt ei ole probleem, sest palju Tartus teadsidki seda siin. Okei, tagasi selle iseloomustada seda temaatikat. Või no mida see sulle tähendab? No, selles mõttes, et kas ma vastu su küsimusele, aga ma tõesti, kui ma selle alustasin, siis sellepärast, et see mind ennast huvitas ja see on alati kõik tahtsin. Siis see, et siis hakkad mõtlema, kuidas ta näidata ja kas seda üldse näidata, sest on nii palju materjalides. Saadi sa ei kasuta kunagi, tõesti jääbki nagu huvi. Aga tõesti see, et näidata, et see mis see ajal on, et see kohe polnud. Sest ega, kui me räägime teist kohtutoimikutest, siis neid ainult ei olegi kaardi kaotud. Ja see info on uus väga paljudele. Ka neile, kes teavad sellest. Et see oli kindlasti põhjus, mis ma hakkasin sellega tegelema ja kui rääkida doktorantuuris selle valguses, siis ka see on eesmärk, et ma olen doktoris ja või ma nägin võimalust ennast nagu sundida sülenikes. Ma tundsin, et võib-olla ma natuke peale lubanud sinna, et siis ma sain kontsentreerida neile teemale ja võtta ka aja selleks, et ma selle temaatika teema. Aga kui sa räägid, kui jätta see geikultuur, siis enam geiselt teist ära, siis kultuuri üldse on hästi palju kunstnikud, kes arhiivimaterjaliga tegelevad, nagu Marke Manko näiteks. Siis nad
palju kasutavad seda ikkagi. Sinu lihtsalt vahe ongi siis see, et see on rohkem nagu piiratud ja sa pead rohkem rääkima mingis salakeeles, mingid filtrid on palju rohkem vahe. Sa tunned ikkagi seda, et sind ikkagi, millest sa tahad rääkida seoses teemaga ikkagi. Või et ma selles mõttes valmistan, et see raamatutes ja seal sul on toimikud ka. see ongi järgmine mingi projekt. Ja üks järgmistest, ma ei tea, mis välja tuleb, kas seda kas kellelgi on mingi mõtteid vahepeal tekkinud või kui te ei saa nagu parem mingeid täpsustusi? Kas mida kampsunit olid? Jah. Roosa nendest, mis siin on roosad, et see saadab teised saaksid. On väga et aga kõiki neid ja mul on roosasid tegelikult veel. Ja praegu ongi see must ja see esimene roosa on Koreas. Eesti disaini võitus. Järgmine on plaanis juba. Aga tegelikult ongi nüüd ju 4. Jah. Aga järgmised kõrvalt, aga ma ei nüüd huupi ei koo, ma mõtlen, et ma nagu nii talveks ei jõudnud. Et ta on peale ja arvan, et kurjad ka hakkes. Et ma nüüd mõtlen läbi, kuidas ma mõtlen selles mõttes, et siis järgmised lahendada. Et ma pigem paremat materjali praegu mahku. Nüüd olen ma, kui ma Šesku nimeks mitu reisi, siis ma olen kogunud nüüd üle Euroopa ja jõudnud endast selline rahvusvahelisel korrektsioon. Ühest küljest siis sa tegeled nagu sisuliselt selle arhiivimaterjalidega ja oled nagu arheoloog, uurid, on siuke research'i põhine kunst. Teisest küljest sa armastad nagu väga esteetiliselt vormistada oma teoseid. Sina oled kunstnik, ma usun, kellega saab rääkida ilust. Selles sõnast, sa oled ise öelnud selles intervjuus, või dokuproovis, mis iganes, võib-olla Tanel Peimre intervjuus Eesti Päevale. Et jah, sulle meeldib ilu. Ja siis on toodud sümpaatne, et sa kasutad seda sõna niiviisi vabalt kaasaegse kunstnikuna. Ja see on nagu lahe iseenesest, et seal ei ole sellist nagu seda sellist tohutut mingit roppust, mis võib-olla järgneb mingite teiste kunstnikega. Või see teema üleüldse, et nagu et iluga me ei tegele, mis iganes manifeste. Mina räägin sinuga hea meelega ilust. Mida see sinu jaoks tähendab ja millest see siis enne kõike sellise, mis on ilu? No, ma ei ole peale selles mõttes, et ei ole rääkida, aga ta oskab kasutada seda tunnetust, see on individuaalne ja võib-olla siis ta on midagi, mis mingi osa sellest on ta ühine, kõik mõistavad sama neid asju natuke teevad. Kui sa teed mingit tõesti ehitus, ka isegi kaunid vaenad, siis kui ma ütlen, see on ilus, siis võib-olla ikkagi see on valus. Aga mulle meeldib seda võib-olla kasutada koos võib-olla mingisuguse asjad, mis ei ole ilus, pigem sellise kontrastina. Aga see ongi kõik selleks, et seda vastuolu välja tuua.
või noh, seda veel rõhutada. Et kasvõi kui rääkida jälle sellest viimasest esimene projektis loomustest või ilusi, siis noh, see sobis ideaalselt EKKM-i. Et see kontrast EKKM-i vahel ja siis see loosi vahel, ma arvan, seetõttu minu jaoks töötas ta paremini, kui ta oleks võib-olla töötatud Kumus. Kas sa nõustud sellega, et kuna see on kõigil inimestel mõnes mõttes ühine, siis sellel on nagu bioloogilised tagamaad? Bioloogiliselt. Nagu, või noh, kuidas nüüd seda paremaks? Kultuuriliselt. Seda ka. Aga kultuurid on väga... Kas sa mõtled bioloogiliselt nagu harmoonia? Jah, kas sa sama tunned, et sa saad ikkagi aru sellest vastandist, et see on harmoonia? Selles mõttes küll, aga... Kõik see kuld õige... Jah, aga ma sain võib-olla... Ma praegu rääkisin ilus sellisest konservatiivsest tähenduses, et kui me räägime sellisest harmoonilisest ilust, see võib olla nagu valge ruum, mis on tõesti nagu mis iganes minimalistlik. Ma olen just palju kasutanud sellist dekoori, sellist dekadentlikku või lihtsalt läheb. See on kultuuriline. Jah. Jah. Mina siin kohe lõpetaks. Kui kellegi, kas sa ise ei taha midagi? Ma olen teile rääkinud, mul oli raske midagi, aga ma vastan küsimust ja selleks ma siin olen. Tahtsin küsida tegelikult selle Tartu perspektiivi kohta. See ei olegi Tartus oma töid näidanud. Sul on, jah, ma ei mõelnud seda enne, kui sa seda rääkisid. Et kuidas sa, kuna mul festival tegeleb selle tartulikkusega, loomulikult Tallinna võrdlusega ja maailma võrdlusega ja siis kuidas sa lihtsalt oma vaatenurgast näed Tartu? Niisugune kiire reflektsioon. No, taaskord, ma ei oska nüüd üldistada, mul on endal lihtsalt palju pärastusi Tartus. Õppisin ka väiksin, siis tähendus, aga kui rääkida üldse näitustest väljaspool Tallinnat, aga siis Eesti piires, siis seda ma olen teinud palju harjumusliiades Raplast tuleb just teisipäeval jooned. Et mitte võrrelda Tartuga, aga see ei ole nagu eesmärk omaette Tartusse. Mul on hea meel siin, kui sa sellist palju võrtasid.